Tere tulemast vaatama novembrikuu saadet. Minu nimi on Pablo. Ja mina olen Karmen. Vaatame, mida huvitavat toimus hingede kuul. 19. novembril toimus kooli raamatukogust loomeõhtu loojalt loojale. Mida põnevat aga tol õhtul juhtus, saame kohe teada. Neljapäeval 19. novembril toimus kooli raamatukogus oma loominguõhtu loojalt loojale, mille läbiviijaks oli õpetaja Anneli Jõgioja. Ma mõtlesin, et kuidas seda asja teha, et eelmistest aastatest ma nägin, et ega ei ole mõtet mingisugust väga sellist nagu ettevalmistuslikku trianglit meil siin tegema hakatagi ega mängukesi, et igaüks räägib natukene endast ja sellest, mis on see, mis ajab teda looma, missugust eneseväljendust otsib tema. Õpilased esitasid luuletusi, laulsid, näitasid oma kunstiteoseid ning rääkisid oma hobidest. See kõik toimus vabas vormis ning vägagi mõnusas ja hubases keskkonnas. Õpilased said tee ja piparkookide kõrvale kuulata jutte ka teiste inimeste kogemustest ning seejuures ka ise kaasa rääkida. Ma otsusin alles paar tundi tagasi, ma tegelikult tulen siia ja istusin Valgast rongi peale. Ja siis ma kodust rahmasin kaasa igast asju, mida ma olen ise teinud, siis ma mõtlesin, et siis ma lihtsalt näitan, siin tähti eri asju kaasas. Ja oli natukene igal hääl mingi oma vimka või oma lugu sees või kuidas nad on nagu minuni jõudnud. Need kaks on tegelikult trükikunstiga tehtud või trükimasinal siis ja ise siis nagu šabloon välja lõigatud. 20. novembril kohtus abituuriumiga Tunne Kelam. Mida ka Euroopa Parlamenti saadik rääkis, näeme juba järgmises videoklipis. Reedel 20. novembril kohtus abiturientidega Euroopa Parlamendi saadik Tunne Kelam. Kell 11.15 auditooriumis alanud kohtumisel osalesid 3 12. klassi. Aruteldavaks teemaks oli, mida suudab väike riik suures Euroopas. Eesti on hea eeskuju, kuidas oma kohustusi täita. Paljud liikmesriigid, ka suured, ei ole suutnud seda teha. Oleme täitnud oma kohustused 100%, aga mis me oleme lubanud? See on mille üle uhke olla. Teine muidugi kaitsepoliitika. Eesti on väike, oleme NATO suhtes oma lubadused täitnud ja kui te nägite möödunud aastal või kuulsite möödunud aasta septembris külastas president Obama spetsiaalselt Eestit, mitte Lätit või Leedut, sest meie täitsime oma kohustuse 2% kaitsekulusid riigieelarvest. Meie oleme näidanud eeskuju teistele ja selles ta valis Eesti, et oma väga head kõnet saata. 23. novembril sai alguse kodanikunädal, mille raames külastas meie kooli palju erinevaid inimesi. Heidame pilgu peale, mida huvitavad külalisõpetajad rääkisid. Esmaspäeval 23. novembril sai alguse kodanikunädal, mille käigus toimus palju põnevaid loenguid. Projekti rahastas Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed ning Haridus- ja Teadusministeerium. Selle kõige eesmärgiks oli laiendada õpilaste teadmist Eesti ühiskonnast, väärtustada Eesti kodakondsust ja kodanikuks olemist. Meie kooli külastas veebikonstaabel Andero Sepp ja maakohtu kohtunik Eveli Paverinjok. Ka teie, kelle teil on väiksemad õed-vennad, soovitan üsna pingsalt nendega suhelda ja jälgida pingsalt seda, millega nad Facebookis reaalselt tegelevad. Sellest kedagi ei karistata, kui neil on Facebooki konto. See ei ole õiguse rikkumine, tegemist on Facebooki töömustusservice'i rikkumisega. Ja kõige hullem karistus, kui nii võib öelda, on see, et Facebook peab selle konto lihtsalt suvalise ajahetkel kinni panna. Samuti rääkisid ka Maksu- ja Tolliametist tulnud ametnikud 12. klassile maksundusmaailma kohustustest. Kui me maksu ei maksaks, siis riik ega kohalik omavalitsus saaks midagi keskkonna parandamist teha. Et väga lihtne näide on koolide remont, lasteaedade ehitamine, teede korrashoid, arstiabi ja turvalisus. Et kõik tegelikult sõltuvad maksusummadest, mis laekub riigile. Nii, siis võtame
mis tahes maailma pilt toetub usu head inimesed. Millessegi peab ju usku, something to believe. Mingi poplauluka sellise peab. Millessegi ju peab usku. Ja kui keegi väidab, et tema on skeptik, kes ei usu millesse, siis ma vastan, et okei, skeptik, aga siis teksa puruks oma mobiiltelefon, oma arvuti, teksa kõik tehnovahendid puruks, mine metsa, toitu seentest ja marjadest, või mõne elajaga maha lüüa ja lõkke peal praadida, aga sul ei ole moraalselt õigust kasutada kaasaegse tehnoloogia hüvesid, kui sa suhtud põlglikult teadusesse, mis on need loonud. Ehk siis põhimõtteliselt kogu loodusteadus on olnud vajalik selleks, et luua kõik need vilinad, millega te olete arvanud. Ja seetõttu on teil moraalne kohustus suhtuda lugupidavalt inimestest, kes on vilinad loonud. Väga levinud eksiarvamus on see, et teadus on kuidagi põhjendatud ja religioon on kuidagi põhjendamatu. See on väga levinud valearvamus. Ehk siis nagu oleks loodusteadus, eelkõige füüsika, kuidagi tõestanud, et Jumalat ei ole olemas. Head inimesed, Jumala olemasolu ei ole tõestatud. See ei ole tõestatav ühegi loogilise meetodiga, ehkki keskajas polastikud seda korduvalt püüdsid teha, aga nad olid lihtsalt veel arenematud. Pablo, kas sina osalesid matemaatika olümpiaadil? Seekord andsin mina teistele võimaluse. Vaatame, mida tõi endaga kaasa kodanikunädalale järgnenud matemaatikanädal. Paralleelselt kodanikunädalaga toimusid ka matemaatikapäevad, mis said alguse 25. novembril sudokude lahendamise ning lõbusate vahetundidega, mille ajal kutsuti õpilasi usinalt kaasa mõtlema. Kuulata vaid, kui tahad, siis sinuni jõuda võib see. 26. novembril toimus matemaatika teemaline viktoriin. Kõige tublimad olid 10 A, 11 C ning G3TT ja G3IÜ segameeskond. Sudoku lahendamises oli kiirim Herke Karin Rõõm. Karmen, kas sul on jõulupeo kleit valmis? Ei ole, aga tean täpselt, millist soovin. Millised ootused seoses jõulupeoga on aga meie kooliõpilastel, saame kohe teada. Kohe saame teada, mida teavad meie kooli õpilased jõulupeost ning missugused on nende ootused selleks. Mida teate selle aasta jõulupeost? Et see toimub 17. detsembril ja et see on see Petersoni filmifestival. Olen kuulnud seda, et toimub PEFi filmifestival ja kindlasti lähen sinna. Iga klass teeb või mingi kümnendiku, vähemalt mina tean, et mina teen ka ühte filmi oma klassiga ja ma loodan, et see tuleb põnev. Ma tean väga vähe üldiselt, tean, et tuleb teha film ja ise võtan väga tublist osa sellest üritusest. Et see toimub 17. detsember. See on 17. detsember kell 18.00 ja tuleb Eesti kõige suurema gümnaasiumi kõige lähedam jõulupidu. Ja kas pilet jõulupeale on juba ostetud? Jaa. Veel ei ole? Ei ole. Ei ole. Millised on teie ootused seoses jõulupeoga? Et hästi lahedad filmid tulevad kõikide klassidelt. Väga midagi ootas, aga selles suhtes, et võiks huvitav olla ja... Loodan, et tuleb väga huvitav üritus. Loodan, et tegu on väga professionaalse üritusega. Suured, võimsad, toredad. Püüdsime kinni ka jõulupeo peakorraldaja ning esitame talle mõned küsimused sellega seoses. Kui sa olete siiani piletimüügiga rahul? Võib väga rahul olla, et praegu on 135 või 137 piletit on praegu müüdud ja tulemus on väga hea, et eile müüsimegi peaaegu juba 1/3 piletitest täis, nii et mingi üle 90, et selles suhtes on väga hästi. Ning uued ostjad siis paripalli kinkekaarte ei saa, jah? No hetkel veel ei tea, et neid paripalli suures osas on tõepoolest nad ära jagatud, aga me hetkel mõtleme seda, et võib-olla rääkida paripalliga läbi, et äkki me saame neid juurde ja siis äkki saame ikkagi jagada veel mõnedele. Väga lähe, aga miks peaksid üldse inimesed tulema jõulupeole sellel aastal?
Nimelt sellepärast, et see tuleb äärmiselt vinge, see on aasta kõige suurem üritus iga aasta ja sellele pannakse enamasti kõige rohkem vaeva, teine on siis kevadine pidu ja jõulud on ikka tore aeg ja miks mitte ka jõule oma kooliga veeta. Aitäh teile! Sel korral oli meie saate külaseks Angela Sirel. Vaatame, mille huvitavaga ta tegeleb. Tere! Meie tänaseks saatekülaliseks on Angela Sirel. Angela tegeleb rahvamuusika ning rahvapillidega. Tere, Angela! Tere! Milliseid instrumente sa mängid? Ma olen õppinud pea 8 aastat põhiliselt klaverit, aga see on selliseks kõrvaliseks teemaks jäänud, et nüüd mul on ees uued sihid ja ma õpin karmoškat. Ja võib-olla tekib kellegi küsimus, et mis karmoška on, see on selline väike ja teoreetiliselt nagu akordion nagu helilt, ja lõõtsaga. Aga eks siis karmoška on lihtsalt nagu teine nimi, et agatasapullased on kõik lõõtsamised. Aga miks sulle karmoška just meeldib? Mulle meeldib selle juures võib-olla see, et on nii väike, teda on lihtne kaasas kanda ja sellega saab nagu samas nii palju teha, aga ma ei tea, selle heli, ta on nagu lihtne, et ta ongi nagu kõige lihtsam nendest kõikidest lõõtsaadega seotud pillidest. Aga kas, ütleme niimoodi, et millised on sinu kõige suuremad saavutused näiteks karmoškaga? Just 1,5 aastat, see ei ole just, aga 1,5 aastat tagasi ma käisin Viljandis, seal on selline üritus nagu võistu mängimine, kus on erinevad vanusegrupid ja erinevad nagu pillirühmad. Ja siis lõõtsad on nagu veel omakorda pille, karmoškad, nemad olid nagu koos ühes grupis ja seal oli niimoodi, et nagu võistlemise peal ongi võistu mängimine, nagu kes see võidab. Ja siis ma sain oma nagu selles pilligrupis teise koha, aga esimese koha sai tüdruk, nii et teoreetiliselt ma olen esimene tüdruk. Nii et see on üsna süke hea tulemus ja ma lähen see kevad ka sinna, sest mul on uurimustöö sellega seotud. Aga kas sa see aasta nagu üritad võita? No minek ongi juba võita, aga võiks ikka sellist tunnustust nagu on väga hea meil saada. Et Eesti on nii väike koht, et see oleks lihtsalt nagu suur pluss. Kas seoses karmoškaga on sul ka tulevikuvaated? Ma ei tea, kas ma nagu nii-öelda nagu jätkan seda, kindlasti ta jääb mul nagu alles, aga mul on plaan minna Kultuuriakadeemiasse Viljandisse. Aga et mida ma selle täpselt õpin või teen, seda ma veel ei tea, aga ma tean, et rahvamuusika nagu jääb. Kas sa tegeled ka peale rahvamuusika, näiteks rahvatantsu või milleks sellisega? No ma käin nagu seda karmoškat õpin rahvamuusika koolis. Ja teoreetiliselt mul enam õpetajat ei ole, ma olen ise õpetaja. Ja siis, aga see rahvamuusika koolil on nagu oma rahvatantsu grupp ka ja siis seal nagu ma käin. Aga aitäh sulle, et sa leidsid aega mu küsimustele vastata ning ma soovin sulle edu ja jaksu edaspidiseks. Aitäh! Selleks korraks on meie novembrikuu saade läbi. Täname vaatamast ning ilusat talvekuu jätku!